Täna on 2024. aasta 3. mai ja jätkub Korjuküla endiste radade avastamine. Siit läheb tee pikalt otse Korjuküla maadele sisse. Sinnapoole jääb maantee. Ja selle lühikese jupi ma sain sõita rattaga. Siit läheb tee loomade söödalagendikule, mille on jahimehed teinud. Aga siit Korjuküla poole, siit edasi tuleb ratast kahjuks käe kõrval lükata, sest roomikutega metsatöömasin on tee treppi sõitnud. Juba mõnikümmend meetrit hiljem algavad vesise ja segisongitud tee rõõmud. Siit kraavipoolsest teeservast on võimalik ikkagi läbi minna. Minust vasakut kätt jääb segamets. Kuna puud on veel lehte minemata, siis paistab mets läbi. Ja nagu segamets ikka jalutamiseks see eriti sobiv koht ei ole. Siin tee ja metsa vahel on kraav, mis on täis õitsvaid varsakapju. Paremat kätt on raiesmik. Siin on olnud männimets ja tulevikus ehk on jälle. On näha, et tuleb noori puid peale. Ja siit edasi saan mõnda aega minna tee keskelt. No nii, siin paistab olevat värske raiesmik. Kuulu järgi tehti siin varakevadel raiet. Kui ma õigesti mäletan, siis jutu järgi oli see lausa märtsikuus. Nii et sellest ei ole eriti palju tagasi. Huvitav, et ma tunnen siin suure looma lõhna, aga väljaheited mul silma ei hakka. Ma ei tea, võib-olla mõni redutab siin kuskil. Siin tulevad metsast välja tee peale eriti sügavad roopad. Vett täis. Tee on siin ka täiesti läbimatu. Siit tuleb kraavist väikene nirekene tee peale välja. Sellepärast on siin eriti märg koht. Paistab, et siit edasi on mõnda aega kõrgem ja kuivem. Siit ma nüüd tulin. Roopad on nii sügavad, et ega siin ühegi mõistliku masinaga sõita ei saaks. Suure traktoriga võib-olla. Siin tulevad jälle sügavad roopad metsast välja. Või no mis mets, seega vesine võsa.
siin on aastaid tagasi mets maha võetud. Siin kohas on nüüd paremat kätte mets täitsa märg. Siin on lodumets, padula. Aga vaata, kased on juba hiirekõrvus. Sealt ma tulin ja siin on tee ristumise koht. Siit läheb tee Varbla poole. Siit aga Soogalda küla poole. Tee peale jääb vana Pika Põlma talukoht. Ja Rüüsma, kus praegugi elatakse. Siit aga saab Kõllistesse. See ei näe küll üldse tee moodi välja, aga ma tean, et tegelikult on siin tee olnud. Siin kõrval on kraav. Kus vuliseb kena väike ojakene. Ilus liivane põhi, selge vesi. Kui sa iganes millalgi mõtlesid, et miks ma ratast kuhugi maha ei jätnud, mis ma sellest raskest asjast kaasa vedasin, siis just sellepärast, et ma teadsin, et siin on teede ristumise koht. Ma ei kavatse minna tagasi. Ma kavatsen minna edasi. Ahaa, näed, kus ta on siia end puhkama sättinud. See tee on vana tee. Seda teed mööda on siinsed elanikud käinud juba mitusada aastat. Tõsi küll, juba aastakümneid käivad siin väga vähesed. Mõned üksikud naaberküla inimesed, jahimehed ja nagu näha siis metsamehed. Need metsamehed, kes metsa maha võtavad. Ja see siin on vana talukoht. Kasetüved otse kui helendavad, nii valged. Vanu kivijoed. Siin on küllap olnud värav. Selle koha nimi on Rõunamäe. Siin on puu otsas kaamera.
küllap siia saab mõne aasta pärast maasikale tulla. Maasikad on peaaegu igal pool olemas. Nad võivad 100 aastaid olla varjul kuskil metsa all ja oodata. Ja kui ühel hetkel seal metsa enam ei ole, siis on mõneks aastaks maasikatel pidu, kuni jälle mets peale kasvab. Üksikutel vibalikel puudel on väga raske seista, kui toetav mets on ümbert ära võetud. Vähegi suurema tuulega on nad kas pikali või pooleks. Selliste üksikute seemnepuude asemel oleks mõistlikum jätta väike metsatukakene, kus puud oleks üksteisele toeks. Kindlasti see tee pole siin ainuke selline. Ilmselt on Eestimaa täis selliseid teid. Siin on juba uus mets peale kasvamas. Aga ikka nii kaugele, kui silm ulatab. Siin on kõvasti tööd tehtud. Ehmatasin sokukese liikmele. Nüüd olen juba üle Korjuküla piiri, lähen üle Kukeharja mäe ja siis ongi juba peagi risttee otsa.